Ameerika Ühendriigid avastasid just Hiina salakaubanduse Iraani musta laevastikuga ning said sellest teada pärast seda, kui võimas Ameerika merevägi arestis ja kontrollis teist Iraani laeva. See, mis nüüd päevavalgele tuli, ei ole lihtsalt järjekordne konfiskeerimine merel. Kolmapäeval 2026. aasta 22. aprillil ilmus välja selgem pilt mehhanismist, mida Washington on päevade kaupa püüdnud paljastada, nagu Pentagoni sõnul, ning see on niinimetatud Iraani must laevastik. Hiina jätkas tegutsemist rambivalgusest eemal, et hoida nafta ja tundlikud kaubad liikumises. Ja Hiina on selle marsruudi keskmes. Selle pöörde kõige tugevamaks märgiks oli laeva Tiffany peatamine Bengaali lahes. Operatsioon, mida Ameerika Ühendriigid käsitlesid kui osa ülemaailmsest pealetungist, mille eesmärk oli katkestada Iraani režiimi salajane varustamine. Siin on kaalul midagi, mida on lihtne mõista. Washington ütleb, et nad ei vaata mitte ainult ühte üksikut laeva, vaid tervet varjatud kaubanduskoridori. Tiffany on seodud 1,9 miljoni Iraani naftabarreli vedamisega, mis laaditi 6. aprillil Kargi saarel ja oli teel Hiinasse enne kinnipidamist. Sama allikas märgib ka, et Pentagon on hakanud avalikult rääkima laevade jälitamisest, mis annavad Iraanile materiaalset abi ükskõik millises maailma piirkonnas, mitte ainult lahe lähedal asuvates vetes. Kes selles ringis esile tõusevad? Ühel pool on Iraani režiim, mis sõltub naftast, et säilitada tulusid sõjalise ja majandusliku surve tingimustes. Teisel pool on Hiina, mida energiatööstuse allikad on juba varem nimetanud Iraani nafta üheks peamiseks sihtkohaks. Kargi saar, kus Tiffany väidetavalt lahkus täislastis, moodustab umbes 90% Iraani nafta ekspordist ning Reuters kirjeldab seda kui olulist punkti ka seetõttu, et Iraani naftavool on Hiina jaoks väga tähtis. See aitab selgitada, miks selle marsruudi suhtes on nii palju kahtlusi. Jutt ei käi mingist kõrvaltegevusest, vaid majandusliku ellujäämise tundlikust teljest. Millal see jõudu kogus? Järjestus on oluline. 12. aprillil teatas Cencom, et hakkab alates 13. aprillist blokeerima Iraani sadamatesse sisse ja väljuvat mereliiklust. Seejärel 19. aprillil peatasid Ameerika Ühendriigid kaubalaevad Tosca Araabia merel. 21. aprillil kinnitati Tiffanyle pardaleminek Bengaali lahes. Mõne päevaga levis surve Hormuzi väina vahetust ümbrusest teistele India ookeani ja Aasia marsruutidele, tehes selgeks, et ameeriklaste sõnum oli salakaubanduse lämmatamine kõikjal, kus see ilmneb. Kuidas see võrgustik töötab vastavalt Ameerika enda sanktsioonidele? Segaste marsruutide kasutamise, laevade vaheliste ülekannete, jälgimise manipuleerimise või väljalülitamise ning lipu ja operatiivse identiteedi muutmise kaudu. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium on juba alates 2024 ja 2025 aastast öelnud, et Iraan kasutab laiaulatuslikku laevade ja ettevõtete võrgustikku nafta transportimiseks. Varjatult, sealhulgas võltsitud dokumentidega ja operatsioonidega Singapuri ja Malaisia ümbruses. Tiffany puhul oli välisministeerium 2025 aastal märkinud, et laev laadis Iraani naftat ümberlaadimisoperatsioonides teiste laevade vahel ja tegeles varjatud tegevusega Singapuri lähedal. Teisisõnu, see, mis nüüd uudistes plahvatab, ei sündinud eile. See on vana mehhanism, mis Washingtoni sõnul lihtsalt paljastati. Siin tulebki mängu selle loo kõige raskem osa. Tosca, mis konfiskeeriti mõned päevad varem, oli hiljuti käinud Hiinas ja Malaisias, enne kui suundus Iraani sadamasse Bandarabas. Centecom avaldas operatsiooni video ja teatas, et laev peatati pärast tunde kestnud hoiatusi ning merejalaväelased läksid pardale USS Tripoli pardalt. Reutersi uurimine näitas, et selle laeva last koosnes tõenäoliselt kahesuguse kasutusega kaupadest. See tähendab materjalidest, mida saab kasutada tsiviilotstarbel, kuid millel on ka võimalik sõjaline rakendus. See detail muudab probleemi ulatust. Enam ei ole tegemist ainult nafta sisse- ja väljaveoga, vaid see viitab edasi-tagasi liikumisele, millel on strateegiline tähtsus Teherani jaoks, kus Hiina roll muutub Washingtoni jaoks veelgi ebamugavamaks. Esiteks, kui tõenäoline sihtkoht Iraani naftale, mis jätkas piiramisest kõrvalehoidmist. Teiseks, kui korduv punkt kinni peetud laevade marsruutidel. Kolmandaks, sest Peking reageeris Tosca arestimisele, nõudes rohkem läbirääkimisi ja väljendades muret pingete eskaleerumise pärast. See reaktsioon iseenesest ei tõesta süüd. Mas, somada ao histórico.
Iraani nafta jõuab Hiina turule. Ja asjaolu, et kinnipeetud laevad on seotud marsruutidega Hiina, Kagu-Aasia ja Iraani vahel, tugevdab kahtlust. See oli keskne, mida Pentagoni soovis esile tuua. Toimus kaubandus, mis polnud läbipaistev, polnud tavaline ega tundunud juhuslik. Miks see nüüd nii palju loeb? Sest Iraan ei pea avatud lahinguväljal võitma, et ellu jääda. Piisab sellest, kui raha sisse tuleb, nafta välja läheb ja materjalid kohale jõuavad. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium on juba öelnud, et sellised võrgustikud on liigutanud miljardite dollarite väärtuses Iraani naftat ja osa sellest rahast on kasu toonud revolutsioonikaardiväele. Kui Washington siib varilaevastikku, pole tegelik sihtmärk ainult laevamerel, vaid režiimi rahavoogude allikas. Ja kui Hiina ilmub ostjana, logistilise lülina või lõppsihtkohana, ei ole vastasseis enam ainult Washingtoni küsimus, vaid saab palju suurema geopoliitilise tähenduse. On veel üks aspekt, mis suurendab piiramise tunnet. Associated Press teatas, et Pentagon käsitles Tiffanit kui osa ülemaailmsest hoiatust. Rahvusvahelised veed ei oleks varjupaigaks sanktsioneeritud laevadele, mis toetavad Iraani. See tähendab, et Ameerika Ühendriikide strateegia ei ole enam piiratud Hormuzi väinaga. Nüüdseks on eesmärgiks jälitada kogu võrgustikku, sealhulgas mereteid, mis varem tundusid olevat kriisi peamisest fookusest kaugel. Kui üks laev peatatakse Bengaali lahes ja teine võetakse kinni Araabia merel, on sõnum selge. Jaht ei ole kohalik, vaid ülemaailmne. Selle kõige keskel kaotab relvarahu jutt tegelikkuses jõudu. Samal ajal, kui Pakistani vahendus püüdis hoida läbirääkimisi avatuna, näitas meri hoopis teistsugust pilti. Mereblokaad, kinnipidamine, kinnipeetud laev ja kasvav surve kõigile Iraaniga seotud marsruutidele. Reuters teatas, et Teheran keeldus läbirääkimiste surve all ning käsitles blokaadi kui peale surumist. Kuid otsustav asjaolu on hoopis teine. Ameerika Ühendriigid ei oodanud diplomaatilist lahendust, et tegutseda. Nad tegutsesid esmalt, et piirata liikumist, näidata jõudu ja paljastada mehhanismi, mis nende sõnul ühendas Iraani nafta, salalaevad ja Hiina huvid. Lõppkokkuvõttes on kõige olulisem küsimus. Miks? Sest see salajane kaubandus oleks tegelikult Iraani režiimi ellujäämise päästerõngas, keset sõjalist ja majanduslikku survet. Sest kaubavedu on eluliselt tähtis, sest Hiina on endiselt võtmetähtsusega turg, mis neelab Iraani energiat. Ja sest Washingtoni jaoks tähendaks selle võrgustiku tegutsemise lubamine seda, et Teheranil oleks võimalik säilitada rahaline ja logistiline hapnik, samal ajal kui ta peab läbirääkimisi, taandub, ähvardab ja võidab aega. Pentagon püüdis nüüd näidata, et sõda ei seisne ainult rakettides, lennukites ja sõjalaevades. See hõlmab ka diskreetseid naftatankereid, radari pealt kustutatud marsruute ja kaupu, mis liiguvad nagu tavaline kaubandus, kuid võivad toetada piiramisrõngas olevat režiimi.